Tervist, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on Eesti kindralid ja USA president Donald Trump. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oitsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii enne, kui me lähme kindralite ja Trumpi juurde, kelle, kui me Trumpist räägime, siis ma panen ju alati punase lipsu, et see ei oleks mitte sotsiaaldemokraatlik, vaid see on Trump ja see pole mitte ka see espresso macchiato, vaid puhas Trumpist rääkides tuleb kanda punast lipsu. Sul on üldse kehaehitus ja minu arust isegi natuke soojem kui Trumpilikud. On muutunud Trumpilikuks ja mulle üldse ei meeldi, et dušist ei tule viisavalt ette. Mul on hea meel, et Trump tegi sellise tähtsa otsuse, kuigi seda oli pisut veider vaadata, et tuumariigi president keskendub sellele, et duši otsikust ei tule ette. Ma ei tea, poliitik, kes ei keskendu iga inimese mugavusele, et see on läbi kukkunud poliitik. Just sellepärast ma ei olegi poliitik. Nii, aga lähme korraks ajaloo rubriiki, et 4. novembril 1918 toimus novembri revolutsioon Saksamaal, kus Kiili madruste ülestõusu käigus loodi Kiili tööliste ja sõdurite nõukogu. 1952 asutati National Security Agency Ameerikas, NSA, palju õnne neile eilse sünnipäeva puhul. Muuseas, ma arvan, et Google ja suured ettevõtted omavad tänaseks kordades rohkem infot kui NSA ja teised luureagentuurid ja ma arvan, et see, mida need siis hiiud talletavad, on... Kui sa mäletad siukest meest nagu Edward Snowden, kes lekitas... Kes on Moskvas, kes lekitas NSA Prismi programmi ja putkas Moskvasse Hiina kaudu, siis ma arvan, et mingi lähema 2 aasta jooksul tuleb ilmselt uus leke, kas kusagilt luurekogukonnast või mõnest suurest siis korporatsioonist, kes meie andmeid töötleb ja meile teenust pakub ja me avastame, et see NSA ja Edward Snowden oli morsipidu. Mina ei välista, et ka valitsustele hakkavad suured infokonglomeraadid pakkuma luure ja korje ja infokorje ja analüüsi teenust. Et ma arvan, Ameerikas on seda veel eriti lihtne teha, kus isikuandmete kaitseregulatsioon on suhteliselt lõtv. Ja, aga need NSA sünnipäevast rääkides jõudsime täitsa eraldi teemani, mida kindlasti ka kunagi hea käsitleda. 1956 Ungari ülestõus, kus siis Nõukogude armee tungis Budapesti, kukutati Imre Nagy valitsus ja määrati siis uus Moskva-meelne juht. Muuseas, kui Orban võimule tuli, siis tema üks võimule tuleku või kandideerimisel üks põhine loosung oligi see, et 56. aasta ebaõiglus, revolutsiooni mahasurumine või ülestõusu mahasurumine. Ja Putin muuseas on üks väheseid kordi, kui ta on öelnud, et midagi läks Nõukogude Liidus valesti, on öelnud, et 56. aasta ülestõusu mahasurumine Budapestis oli vale. Et liiga vähe ohvreid? Seda ta ei öelnud sinna juurde, aga sul on ilmselt õigus, et seda ta võis mõelda. 1979 algas Iraani pantvangikriis. Tegemist siis oli see, kus islamirevolutsiooni käigus hõivati USA saatkond, võeti sealsed töötajad pantvangi ja tahtsid tagasi siis 63 ameeriklast võeti pantvangi ja nõuti siis tagasi Iraani šahhi, et saaks tema üle Iraanis kohut mõista. Seda pantvangikriisi püüti ka mitu korda lahendada, aga väga õnnestunud need katsed ei olnud, et lõpuks asi ikkagi lahenes. 1989 Ida-Berliinis kogunes ligikaudu 1 miljon inimest massimeeleavaldusele, kus nõuti siis demokraatiat ja kompartei ainuvõimu lõppu, et päris veider on vaadata tegelikult, et 1 miljon inimest oli toona tänavatel. Ida-Saksamaa kukkus kokku, see moodustis ja kui me vaatame tänast poliitilist pilti või ka mõne endise idasakslase, näiteks Angela Merkeli avaldusi, siis ei usugi, et 1 miljon inimest 89. aastal vabadust nõudis. Käisin suvel Berliinis ja tutvusin sealse mälutaristuga kõik, mis puudutas seda Ida-Berliini režiimi ja see oli ikka jõle. Et me siin ka võib-olla nõukogude kogemusega inimesed mõtleme, et seal oli midagi ilusamat okupatsiooni kogemusega inimesed, aga see elu oli täpselt sama jube seal ja seal ka tapeti inimesi sellepärast, et nad tahtsid vabadus. Ja mitte vähe.
5. novembril 1870 avati Balti raudtee, millega siis ühendati Baltikum Venemaa raudteevõrku, et suures osas raudtee loodi sellise pigem lõbusõidu eesmärgil kunagi ja siis avastati, et seda saab ka sõjalisteks veosteks kasutada. Ja ma ise mõtlesin, et huvitav, see Balti raudtee 1870, et kas see läks sama vaevaliselt kui Rail Baltic? No lihtsalt sõbra jaoks küsin. 1494 Vene tsaar Ivan III lasi sulgeda Hansaliidu Novgorodi kaubakontori, millega siis tõkestati kaubavahetust, et ühesõnaga Hansaliit pandi sanktsioonide alla Novgorodis. Ma arvan, et see kaubavahetus käis kontorist väljaspool edasi. Ja ütleme niimoodi, et ka Liivimaa pani Venemaale minevad kaubad sanktsioonide alla aeg-ajalt, et rauda ja hobuseid ja soola ei lubatud viia, et ma tean neid asju, ma olen sellest kirjutanud. 1854 Briti ja Prantsuse väed lõid Krimmi sõjas Vene armeed, lahingus hukkus 12 000 Vene sõdurit. Tasub meenutada, et toona oli Eesti okupeeritud Vene tsaaririigi poolt ja kindlasti nende 12 000 sõduri seas oli ka kahjuks eestlasi. 1956. aasta Suessi kriis, Suurbritannia ja Prantsusmaa dessantväelased alustasid Egiptuse sadamalinna Port Saidi vallutamist. 6. november 1948 võeti kasutusele Kohtla-Järve ja Leningradi vaheline gaasijuhe. Miks ma selle siia panin, on see, et gaas ei liikunud mitte Leningradist Kohtla-Järvele, vaid Kohtla-Järvelt Leningradi. Ja toona oli periood, kui 2 miljonit leningradlast said toasooja ja muid hüvesid tänu põlevkivigaasile, mis tuli Eestist. Nii me oleme olnud väga kõva gaasi eksportija. 1921 Habsburgide kukutamise järel sai Ungarist ilma kuningata kuningriik. 1991 toimus väga oluline sündmus. Teatavasti augustis 1991 toimus augustiputš ja sellest osavõtu tõttu saadeti laiali Nõukogude Liidu eriteenistus KGB. Tõsi, selle pinnalt moodustati FSB, mis on sisemine teenistus ja välisluureteenistus. SVR toona moodustati ka veel FAPSi, mis tegeles signaalluurega, mis hiljem liideti FSB-ga jälle omakorda ja veel selliseid isikukaitse ja muid asju ja eraldati ka piirivalve, mis tänaseks on ka FSB-ga taas liidetud. 7. novembril 1917 Tallinnas võttis võimu enda kätte Eestimaa sõjarevolutsioonikomitee, nii et oli päris korralik mäsu siin. 1987 koguneti Pärnus Alevi kalmistule vabadussõja langenute haudadele ja hiljem ka kohaliku täitevkomitee, et see oli 87, siis eks tegelikult veel sügav okupatsiooni aeg, aga liikumised juba olid nii Pärnus, Võrus, Tartus. 1990 toimus Vabaduse väljakul viimane Nõukogude Liidu sõjaväeparaad Tallinnas. Et väga märgiline, et just oktoobrirevolutsiooni aastapäeva. Ja oktoobrirevolutsioon toimus 1917 Peterburis. Ja 1931 kuulutati välja Hiina Nõukogude Vabariik. Nii et palju selliseid märgilisi sündmusi ajaloos. Lähme edetabeli juurde, et kui me Hiinaga ajaloo ülevaate lõpetasime, siis edetabeli Hiinaga alustame, et Margus Tsahkna, meie välisminister, käis Hiinamaal üle 10 aasta, siis väidetavalt välisminister pole Hiinasse läinud ja kutsus Hiina välisministriga visiidile siis Eestisse. Trump ees ja Tsahkna järel, kas ta mingitest saavutustest ka teatas tagasi tulles? Ei, seal ei olnud mingit. Sa mõtled nüüd Trump või Tsahkna? Tsahkna. Ei, mina küll ei pannud tähele, et tavapärased sellised asi ja viisakuse piiridesse mulle näis vähemalt seda uudiseid jälgides. Korra oli küll, et Hiinaga on vaja suhelda, Hiina on ikkagi suur riik, et tõsi ta on, Hiina on suur riik. Ma loodan, et pärast seda ei teki samasugust avaldust, nagu tekkis siis lugupeetud Riigikogu liikmel Kivimäel,
Jaa, meil on ju see Hiina fännklubi olemas. Hiina fännklubi olemas ja äkki Margus Tsahkna saab ka Hiina sinna fännklubisse minna ja rääkida täpsemalt, et mis ta seal nägi ja kuulis ja võib-olla siis on ka hea. Eestis toimus õnnetus Nõoseks, kus üks inimene sõitis surnuks teise autojuhi, olles eelnevalt siis bussitanud oma endist elukaaslast. Väga traagiline juhtum. Minu arvates kõige adekvaatsemaid kommentaare selles osas ja kõige selliseid mõistlikumaid kommentaare tegelikult on andnud Lõuna politseiprefekt Vallo Koppel selles osas, kes on kinnitanud, et see, miks selline asi sai toimuda, uuritakse välja, selgitatakse välja. Politsei seda alati ka teeb, aga ma püüdsin meenutada ja rääkisin ka siin mõne inimesega, et selliseid juhtumeid, kus autoga on kas teelt välja sõidetud või vastu sillaposti või selliseid enesetapu kahtlusega sõite on olnud, aga seda, et vastas sõitja surnuks sõidetakse niimoodi ja väga selgelt enesetapu motiivil, et võt seda mina nagu ei mäleta oma sellest karjäärist, et püüdsin mõtelda tagantjärgi ja mõista ja tegelikult ütleme niimoodi, et ka siin minu arust tuleks hoida emotsioonid madalal, tegu on väga traagilise juhtumiga, aga igas süsteemis võib sul tekkida mingisugune error või mingisugune inimene, kelle puhul ta lihtsalt piltlikult öeldes lähebki hulluks ja see, et kui sa süsteemi vinti juurde keerad, tegelikult ei tee seda pilti tervikuna paremaks. Aga järgmine teema ka natuke seotud, tuleb samast kandist, vangid Tartus, et parlamendis siis on Rootsi vangide toomine ja Tartu läbirääkimistel teatavasti oli ka see teemaks, et äkki ei peaks tooma. Liisa-Ly Pakosta on siis ka sellel teemal taaskord rääkinud, justiits- ja digiminister siis, et vangid Tartusse ikkagi peaks tema arvates tulema, et meil on vabu kohti. Muidugi ütleme neid küüniliselt võib öelda, et vabu kohtimine on sellepärast, et me selliseid nõotapjaid ei pane vangi enam. Aga ma ütlen, et see süsteem vajab nagu rahulikku lahti arutamist ja arusaamist, et kas karmim süsteem või teistsugune süsteem oleks selle sündmuse ära hoidnud. Peaasi, et me ei hakka tulevikus karistuspoliitikat muutma, näiteks vangistuste pikkusi, ennetähtaegseid vabastamisi tegema seetõttu, et meil on vaja kambreid vabastada välja rentimiseks, et seda balanssi tuleb ka kindlasti järgida. Ma ei tea, eelmine nädal mulle sattus kätte üks kiri 1991. aastast, et kiri siseministrile, kus siis kirjeldatakse, et 1991. aastal oli Permi oblastis Eestist pärit vange ja oli siis kaks valikut, et mida siis Permi ametivõimud ette panid, et kas viige oma vangid ära või aidake neid toita ja siis ettepanek oli viia neile kartuleid, liha ja võid, et me võiks ka nagu kaaluda Rootsi liha või ja... Permi on vist natuke kaugemal kui Rootsi, ma mõtlen, mis selle transpordikulu sellel kartulil saab olema ja palju see lõpuks maksab, kui ta sinna toona ta ilmselt ei maksnud nagu nii sellist kogust. Aga veel noarünnakutest. Suurbritannias toimus noarünnak rongis, kus 9 inimest sai rasket vigastada. Ründaja peeti kinni, terrorismiga seost ei kahtlustata. Ja Austria politsei vahistas ka rongis ühe lätlase, pealkirjas küll lätlane, aga tegelikult võis olla ka Lätis lihtsalt elamisloaga elav isik, seda ei ole öeldud, kes siis ähvardas pantvange võtta, aga seal sai viga üks politseinik, et reisijad viga ei saanud. Droonide uudiseid, kui möödunud nädal rääkisime, eks Reedo, siis Lõuna-Eestis Võrumaal Reedo linnaku droonidest, siis nüüd tuli uudis, et 3 päeva luurasid droonid Belgia lennubaasi, kus paiknevad ka tuumarelvad. Nüüd on huvitavalt nende drooni uudiste eskalatsioon on toimunud märgatav, et neid droonilende on viimase 10 aasta jooksul nii Eestis kui mujal NATO riikides imelikke on olnud perioodiliselt. Sellest pole alati, eks ole, avalikult teada antud, pole nagu põhjust ka.
Aga praegu on jah kuidagi nagu võib-olla isegi see Reedo nii-öelda sündmus oli tegelikult ju lihtsalt tavaline selline väike intsident, eks ole. Me ei tea sellest rohkem hea, et me sellele tähelepanu juhime, aga üldiselt tasuks neid asju võtta ka koefitsiendiga, et tegemist ei ole hüppelise turvalisusolukorra langusega, et eelmine 10 oli suht nagu sama pilt. Tõsi. Muuseas just hiljaaegu oli uudis ka selle kohta, et Häirekeskus on saanud kuskil 300 teadet erinevatest droonidest, millest paljud on osutunud siiski valeteadeteks, et või ei ole suudetud siis tuvastada, et oli seal siis droon või ja meil on olnud ka sõjaväe lennuvälja kohal nii-öelda fantoomdrooni tuvastusi, et see ongi keeruline. Kui mingi täpp kuskil lendab, sa ei saa aru, kas see on sul prilli peal või auto esiklaasi peal või õhus. Teinekord on ka see, eks, et ei saa aru, kui kõrgel see objekt võib olla või ongi mingi öökull. Läti lahkumine Istanbuli konventsioonist, mis on tekitanud päris palju väärelust Lätis ja ka Eestis, et EKRE teatas, et Eesti võiks ka Istanbuli konventsioonist lahkuda. Istanbuli konventsioon siis on naistevastase vägivalla konventsioon. Eriti küüniline on selle Tartu juhtumi kontekstis, kus endine elukaaslane bussitas inimest rääkida sellest, et õige aeg on Läti või sellest Istanbuli konventsioonist lahkumiseks. EKRE on ju üldiselt osa suuremast ökosüsteemist ja seal need poliitilised ajuviirused levivad üle riigipiiride päris kiiresti. Kui kusagil nähakse, et Lätis toimis see asi, et siis üritatakse siin sama asja kopeerida ja käima lükata, et seda agentsust, mida EKRE väidab, et neil on, seda tegelikult ei ole. See on võib-olla isegi kõige praegu globalistlikumalt tegutsev nii-öelda poliitperekond on see EKRE perekond. Ütleme niimoodi, et see avaldus võis olla ka põhjus selleks, et meie sellest oma saates korraks räägiksime ja saaks avalikku tähelepanu sellele teemale. Valimistel vist väga midagi. Valimistel väga hästi ei läinud, et isegi Tallinna volikogust jäi ju EKRE välja, et kuigi mitmetes piirkondades läks neil päris hästi. Saksamaa sai kätte täiendavad raketisüsteemid Patriot, mille Ukraina sai kätte, siis millest maksis Saksamaa. Aga mida ka ukrainlased on öelnud, et kogu riiki see muidugi ära ei kata. Ukraina on ju hoomamatult suur lihtsalt. Ja Saksamaal on kirgi kütab ajateenistus, et poliitikud justkui tahavad, kaitseminister ei taha ja lisaks siis on ka see, et osad noored ka on see asunud protestima, et nemad ka ei taha. Seal on hästi tugev patsifistlik traditsioon, mis on põimunud läbi ka natsi-Saksa mineviku süüga. Tõsi. Nii, edetabel on läbi. Lähme esimese teema juurde. Nii, meie esimene teema ei ole sugugi seotud patsifismiga, või ma ei tea, on võib-olla mõneti. Lähiajaloo kirjutusega, see on ajaloo rubriigi jätk, sest et suur osa sellest riigikaitse raportist, millest me räägime, on tegelikult lähiajaloo ümberkirjutusega otse. Nüüd sa siis ütled, et me oleks selle võinud kohe rääkida ajaloo rubriigis. Aga tõsi ta on, et osa Riigikogu riigikaitsekomisjoni kuuluvaid endisi ohvitsere on siis otsustanud teha riigikaitse raporti, mis ma ütlen niimoodi, et kui jätta nüüd sisust me kohe räägime, et vormilises mõttes see, et parlament mingisugusesse teemasse sisse vaatab ja sellest mingi avaliku dokumendi üllitab, on minu arust väga hea ja tervitatav ja nii täitevvõim kui avalikkus peabki sellega natuke harjuma, sellepärast, et parlament ei ole tegelikult sellist praktikat Eestis viljelenud. Aga seda raportit vaadates on näha, et ka parlament ise peab selle rolliga harjuma. Sellepärast, et see 240 pluss lehekülge raportit on saanud väga palju kriitikat ka selles mõttes, et ta on nagu laialivalguv, ta räägib samal ajal kõigest ja mitte millestki, tal ei ole õiget fookust. Ta ei ole see, et kuidas me võidame sõja dokument. Et seal kindlasti on asju, mida tasub arutada, mida ei tasu välja visata kohe või maha materdada. Aga seal on ka palju sellist, et 2008. aastal mina sellel koosolekul ütlesin seda ja tegelikult oli minul õigus.
et natuke selline. Jah, ja lisaks sellist vembukat stilistilist kõnekeelt seal, eks ole, et seal, ma ei tea, kedagi süüdistati sabotaažis, siis Jumalat kutsuti seal appi või nimetati Jumalale mitte meelepärase teo tegemises süüdistati. Jumala nimetamises iseenesest see mind ei käivita kunagi, et see on okei, lihtsalt see teema, mida nad seal konkreetselt käsitlesid, eks ole, et seal peamine põhjendus oligi see, et Jumalale ei meeldi lihtsalt ja selliseid avanguid oli seal veel. Tendentslik hinnang endistele kaitseväe juhatajale, kahele neist Terrasele ja Heremile, kus öeldi sisuliselt sama, mida ka Kunnas on avalikult rääkinud siin terve 10 või isegi rohkem ja Laaneots, eks ole, kuidas kaitsevägi lammutati ära. Et selline kergelt moonutatud ja varjutatud käsitlus kaitseväe lähiajaloost. Üldiselt ohvitseridel on komme, nii nagu Julius Caesar kaljasõdades kirjutas oma sõjaajaloo ise ja saatis Rooma ju. Et nii on ka seda lähiajalugu kirjutada. Mulle meenub Kaitseväe peastaabi ajalooraamat, mis hiljuti ilmus, mida andis Kaitsevägi ametlikult välja ja mis ma andsin ajaloolastele lugeda. Nad ütlevad, et see ei vasta ajalookirjutuse standarditele. Sellist mina ei ole seda näinudki isegi. Ma kirjutasin isegi Postimehesse artikli sellest. Ma olen lugenud selle kohta küll. Aga otsige üles, see on päris huvitav siuke enese põlistamise ja ilustamise ürik. Et paljudest valusatest asjadest jäetakse rääkimata. Henriku kroonika. Hiljuti muide õhuväest ilmus lähiajaloo raamat, kus siis õhuväelased räägivad, õhkutõus on selle nimi, kirjutatud suuresti Vello Loema poolt ja räägib siis, kuidas õhuvägi sõdis oma nii-öelda väeligi eest kaitseväe sees, kaasa arvatud siis kaitseväe vastu. Et seal vist ka ei ole päris ajaloolased nii-öelda bukis, aga et selliseid ilminguid on, kus tahetakse vormida seda taju, et mis meil on riigikaitses toimunud, mis need narratiivid on. Ja tuleb arvestada, et selle riigikaitse raporti autorid on ju poliitikud ja eeldada, et poliitikud ei kannusta poliitiline agenda, ka võib-olla kontoripoliitiline minevikuvimm, eks ole, või mingisugused nagu eri arusaamad, lihtsalt võtame selle viima üldse välja. Et seda ka ei saa eeldada ja praegu kahjuks et see vähemalt see mustand, mis võib-olla see saab reha osaliseks, võib-olla mitte, siin komisjoni esimees ja Peeter Tali ju taandasid ennast sellest raportist, Eesti 200 jalutas selle juurest minema. Ja ma arvan, põhimõtteliselt nad tegid nagu poliitiliselt mõistliku valiku ja sisuliselt võib-olla ka, et on natuke liiga palju selle ühe konkreetse kildkonna nägu. Ei lugenud seda, et selles suhtes ma saan aru, et Peeter Tali oli ka selle raporti koostamise juures, Kalev Stoicescu vist küll mitte, aga ma arvan, et nemad äkki ka ei arvanud, et see Meelis Kiili seestumus nagu nii tugev on, et ta nagu nii tugevasti selles dokumendis välja lööb. Aga see tuleks, ja ma olen ka üles kutsunud, et see tuleks mõnes mõttes nagu kõrvale jätta, mis ma ütlen selle raporti mustandi kohta. Head on see, et mul oli, kuigi ta oli maru pikk ja selle enamus oli sellist, ütleme, lihtsalt mingite doktriinide ja õpikutarkuste kordamist, mis on ka sümboolne žest näitamaks, et te ei tea tegelikult riigikaitsest midagi, lugege õpikut ja hakake juhtima riigikaitset, et selline sõnum nagu tuli seal, et selline õpikulik vormistus samas mulle lugejana, kes ma olen huvitatud teema vastu, andis võimaluse panoraamselt kogu see riigikaitse laiapindne ja üldse turvalisuse ja julgeoleku laiapindne nagu kamma läbi käia. Sisejulgeolekut seal otseselt ei olnud, aga muu laiapindne küll. Ja sellise mõtteharjutuse eest ma olen iseenesest tänulik alati, kui keegi nagu mingid asjad tulevad endalegi meelde. Ja kindlasti sellest viimasest variandist võtan välja ka mõned soovitused, mida tahaks nagu reklaamida lihtsalt, et võib-olla tõesti nende asjadega tuleb tegeleda. Üks huvitav asi lihtsalt, ma annan sulle kohe sõna, märgin veel ära. Kindral Merilo ülitas siin viimati oma visiooni artikli võiduks valmis kaitsevägi ja kui seda artiklit lugeda, siis see on üks ühele võib-olla isegi rohkem Heremi strateegia või Heremi ajal kaasa arvatud siis Merilo ja Palmi, eks ole, ja teiste ohvitseride osalusel välja töötatud strateegia. Seda viib Merilo
ellu, seal on võib-olla isegi ta läheb veel rohkem äärmusesse, näiteks ta räägib seal midagi sellist, et Kaitseressursside Amet töötab välja Kaitseväe personalistrateegia, mida tegelikult selle personali funktsiooni siirde käigus ei peetud silmas. Kaitseväelased töötavad strateegia välja, KRA teostab teatud tehnilisi, toiminguid ja aitab nii-öelda lihtsalt selle tsiviilkompetentsiga tsiviilühiskonnast inimesi kaasata kaitseväkke, sest see vajab ka eraldi kompetentsi. Kaitseväelased tihti seal süsteemis olles ei suuda nagu ise seda kõike nii väga teha. Aga huvitaval kombel ka seal aruandes siis Merilot peeti valgustunud Kaitseväe juhatajaks ja Heremit teemaniks põhimõtteliselt. Et kuigi mõlemad kannustab sama programm ja sama nägemus. Ma arvan, et selle erinevuse põhjus on ilmselt selles, et praegune Kaitseväe juhataja Andrus Merilo oli nende ohvitseride, kes siis täna on selle raportile alla kirjutanud, raporti eelnõule või mustandile. Nende Kaitseväes teenimise ajal oli Andrus Merilo ilmselt neist veel piisavalt kaugel. Terras ja Herem olid samadel nõupidamistel ja need erimeelsused tulid. Loomulikult on kes on vähegi juht olnud, teab, et sa pead tegema otsus on ju vähese info, sul on alati infot vähe, sul on alati aega vähe ja sul on mingid markerid, mille alusel sa siis otsuse teed tulenevad sellest, et kas sa arvad, et parim lahendus on see või teine. Nüüd hiljem selgub, milline see tulevik oli, millised olid need teised mõjurid, mis juhtus vahepeal, ma ei tea, Lätis, Soomes, mis toimus maailma majanduses. Ja sa saad öelda, et kas see nagu valitud tee oli hea või oleks mingi teine tee olnud parem. Aga sellel hetkel on seda keeruline öelda ja mina mäletan ka neid vaidlusi, kui Terras sai Kaitseväe juhatajaks, siis ütleme, et ka toona oli palju juttu sellest, et kas meil on paberarmee, et meil on paberi peal on mingisugused varustustabelid ja kõik on justkui olemas, aga tegelikkuses ei ole. Et ühel on padrunid ja teisel on siis püstol. Et selles suhtes see oli kindlasti probleem. Ma usun, et seda peaks need ohvitserid ju kõik mäletama ometigi, et see ei olnud nii ammu. Ja teisest küljest on muidugi see, et seal räägitakse ka näiteks Kaitseväe juhataja määramise viimisest taas parlamendi kätte. Ma ütlen niimoodi, et see on poliitiline otsus lõppkokkuvõttes, et saab nii ja saab teisiti. Täna on otsustatud teisiti. Ja lõppkokkuvõttes... See viidi sealt ära mäletatavasti sellepärast, et Kaitseväe juhataja Kõuts ju hakkaski kahte ülemat pidama ja siis ütleme, mängis neid üksteise vastu ja seeläbi sekkuti poliitikasse. Ja see oli see põhjus, miks Ilvese ajal see muudatus tehti. Vabandust, ma katkestasin. Ja pluss see, et täitevvõim on ikkagi peaministri käes, mitte presidendi käes. Et president on ka riigikaitse kõrgem juht, on jätkuvalt seda, aga tegelikud otsused ka riigikaitselised peab ära tegema peaminister. Ja kui sul on kaks ülemust tsivilisti, poliitikud sõja ajal, siis palju õnne sulle sõja juhtimisel. Et see ülema ainupädevuse printsiip, mida rõhutatakse raportis, see peab kehtima ka nii-öelda tsiviiljuhtimisel, et ei ole nagu kaks kontorit, kes kumbki arvavad, et kas võiks nüüd tulistada või mitte. Et sellised riskid olid seal ka. Mida rääkida sellest õõnesarmeest, mida seal ka mainitakse, siis kindral Terrase ajal oli muide esimene kord, kui kõik admiral Kõutsi ajal ostetud haubitsad tegid esimest korda koos pauku. Et siis jõuti selle arusaamiseni, et meil relvadest ainult ei piisa, et oleks vaja varusid, logistikasüsteemi. Kõikidel Kaitseväe juhatajatel, kellega ma olen koostööd teinud, 5 on neid, on tegelikult oma selge teene Eesti sõjalise kaitse arendamisel, eks ole. Et seal Kert pani aluse sellele reservteenistusele oma sellise väga lühikese karjääri jooksul. Kõutsi ajal hakati välisoperatsioonidega tõsisemalt tegelema, ehitati see valmidus üles, siis ja hangiti ka olulisi süsteeme, eks ole, siin Milanid, tankitõrjesüsteemid, Laaneots hakkas tõsisemalt tegelema mobilisatsioonisüsteemiga, Terrase ajal
tuli varud, ka moonavarude teema avalikult päevakorda, et noh, mis me neist relvadest niisama peame, võiks mingi elementaarne varu ka olla ja Heremi ajal on, ütleme, see Kaitseväe tapaahel hakanud tervikuna tööle ja on läbimõeldum, fokusseeritum ja meie löögi ulatus on kasvanud ja see oli Heremi selline regionaalne algatus. Tema käis lätlaste juures, leedukate juures, tema sundis ka Kaitseministeeriumi ametnikke seda nii-öelda müügitööd tegema poliitilisel tasemel, et teatud tema jälg on märksa suurem kui siin selles raportis mainitakse. Aga räägiks ka nendest järgimist väärivatest soovitustest. Korra mainin selle ära, et minule, ma ka olen kaugel sellest, et arvata, et kindralid Terras ja Herem on olnud ilmeksimatud oma karjääris. Kõik teevad vigu. Aga ma arvan ka, et Eesti Kaitseväe juhatajaks ei ole kordagi olnud inimene, kelle eesmärk on Eesti iseseisvuse ja kaitsevõime kahjustamine. Või sabotaaž, nagu on öeldud seal aruandes. Ma olen täitsa kindel, et kaitsepolitsei on Eestis väga tugev, ka sõjaväeline vastuluure on kaitsepolitsei ülesanne ja kui see kaitseväe juhataja midagi sellist teeks, siis too kaitseväe juhataja oleks ilmselgelt vangis juba ka Eesti Vabariigis ja võib-olla Tartu vanglasse siis oleks vähem kohti. Üks selline suur narratiiv, mis sealt, kui võtta üks tüvi narratiiv, millega seal tegeletakse seal raportis ka ja millega nagu peades siiamaani tegeletakse, aga mis on natuke selline tule eile meile narratiiv, on see, et siis pärast seda finantskriisi nullindate lõpus vähendati kaitseväge, ehitasime väiksemat kaitseväge. Seda tuleb kahte pidi vaadata. Kõigepealt vaadata, mis oli toonane staapide ja üksuste mehitatus. Sisuliselt mehitamata, varustamata üksused. Missugune on mitte realistlik, vaid ambitsioonikas, eks ole, ressursiplaan, et minna 2% peale, hoida seda, eks ole, ja kasvatada. Ja kas me saame sellise väe peale, ütleme 10 aasta peale, ütleme poolt staapigi täis. Kui ei saa, siis me 10 aasta jooksul ei ole tegelikult mingit nagu ka elementaarset episoodilist või ütleme, mingite konkreetsete üksuste põhist valmidust saavutanud. Terrase ajal esimest korda varustati ja mehitati ära üks brigaad. Täna me räägime diviisist, kus on ka liitlaste brigaad, eks ole, soovitavalt brigaadiid juures. Ja teine narratiiv on see, et Vene ohtu on eiratud, öeldi seal raportis viimased 10 aastat, see on vale, et ikkagi nii ametlikes kui mitteametlikes keskusteludes me olimegi ühe teema riik just, ja see on Vene sõjaline oht ja sellega väga palju nii-öelda tegeldi. Mida kindlasti ei tehtud, oli see, et ressursi otsuseid ei järgnenud. Ehk siis me lootsime liiga palju liitlaste tulemisele. 2014 tulid järsku, eks ole, pataljonid siia, midagi jää hakkas justkui liikuma. Nüüd on pilt hoopis teine. Aga ütleme, eelmisel kümnendil see kogu pilt ei olnud kuigi hea ja ma saan aru ka, kuna see ja teiste kriitikute avalikult väljendatud ärevuses, sellepärast, et see lõtk oligi siis suur. Täna on, eks ole, rahastus, ma väidan, läinud ohupõhiseks, ehk siis ohupildi põhiselt eelmine aasta siin liiga detailseltki arutsime avalikult, et mitu raketti läheb vaja, eks ole, et see oht neutraliseerida varakult. Ja siis pandi kokku rahastuspakett ja seda 5,4%, selle kohta öelda, et see on lihtsalt rahuaja eelarve võimaluste piirne eelarve. Seal tehakse soovitusi üle minna nüüd sellelt paradigmalt ohupõhisele eelarvestamisele, et see tundub nagu lihtsalt natukene kaks aastat võib-olla või aasta iganenud jutt juba. See on üks asi, teine asi on see, et jälle, et on kunagise kaitseministri Jaak Aaviksoo sõnumi, et Eesti probleem ei ole mitte 2 või 3%, vaid Eesti probleem on 100%, et meie majandus ongi väike ja meie majandus suudab välja kanda siis teatud kaitsekulusid, et loomulikult ohupilti arvestades oleks vaja nii sõjalisse kui ka laiapindsesse riigikaitsesse tervikuna veel rohkem raha panna, aga lihtsalt kusagilt tuleb see piir ette, millega riik ja majandus hakkama saavad. Ja ma arvan, et me oleme täna suhteliselt seal piiri peal
jah, sa enne mainisid laskemoona, et see, et kunagi lasti ära kõik laskemoon, mis osteti või noh, mina mäletan isegi mingit Aktuaalse Kaamera uudist 2000-ndate alguses, kus sõdurid harjutasid miinipildu ja tuld ja selle kuna laskemoona polnud, siis tegid pauku suuga, see on ka muud imitaatorvahendid, jah. Et see ei olnud üldse nii ammu, et minu arvates on ikkagi see areng olnud väga kõva ja muuseas minu arust kindral Terrase ajal oli ajakirjanik Mikk Salu kirjutas sellest laskemoona probleemist. Väga head kirjutus. Toona oli päris palju, ma tean, et ta sai kriitikat, aga tegelikult hakkas jää liikuma peale seda, kui avalikkus sai teada, et Eestil ei ole tegelikult laskemoona. Aga korraks kiirelt veel tagasi tulles nende teemade juurde, et elanikkonna kaitse on kindlasti, mis väärib sealt väljavõtmist, arutamist. Ma arvan, et tervikuna, kui see tihedamaks kirjutada, see tekst mitte üle 100 lehekülje, et ma arvan, et seal juures võiks olla ka selline 2 leht peamiste järeldustega, siis see 2 leht oleks tegelikult see, mille peale see diskussioon üles ehitada. Täna ta on laialivalguv, kõik Eesti probleemid on justkui sees, aga sees on ka hästi palju sellist mineviku koosolekutel lahendamata jäänud vaidlusi. Jah, ja on ka koosolekud tsitaate, ametnikuga kohtuti ja ametniku vastus ei meeldinud või oli ebamäärane, paneme selle kirja ja teeme järelduse, et nii on. Et see on natuke, ütleme, anekdootlik evidence, öeldakse selle kohta inglise keeles. Aga kui tuua välja mingid asjad, mida seal tasuks edasi arutada, esiteks see raport on ka, mulle tundub sümptom sellest, et riigikogulastel pole väga sellist formaati, kus arutada neid laiapindse riigikaitse küsimusi hõlmavamalt kui sõjaline kaitse, aga ka sõjalist kaitset natuke detailsemalt, kus nad saaksid tuua omad mingid ideed, eks ole, loputada neid seal, võidelda millegi eest. Et riigikaitsestrateegia, mis 2010 suuresti praeguse välisministeeriumi kantsleri poolt kirjutati, loomulikult nii-öelda kaasavalt ja ka just ka kriitikuid ära kuulavalt. Et sellepärast seda kiidetakse siin raportis ka, et selle taastamise peale võiks täitsa nagu mõelda, et ametnikele seda tõenäoliselt vaja ei ole, aga me ei pea mõtlema riigikaitse planeerimise ainult ametnike peale, et võiks olla ka selliseid asju või formaate, kus poliitikud saaksid sisendi anda, et siis kaob ka see vajadus selliseid nii-öelda mürgiseid memosid koostada võib-olla ära, et sellele võiks mõelda. Teiseks, ma olen üsna nõus raportööride sedastusega, et meie vähemalt see riigikaitse kuvand on liiga sisendipõhine. Ja me oleme küll hakanud rohkem rääkima Hereme ajal ka, mis me tahame tegelikult teha ja mida saavutada, et see tagasiarvutused on hakanud tekkima, aga ma ütlen, et kaitsekommunikatsioon endiselt on liiga palju sisendikeskne. Armume iga nagu järgmisesse nagu vidinasse, sõjavidinasse, mis saabub, eks ole. Aga just see nagu tervikvaade just tulemuste mõttes, erinevad, eks ole, hinnangud, valmidus, tegelik valmidus, mille juurde käib ka hajutatus, eks ole, formeerimise hajutatus, et neid kõiki asju saab võib-olla holistilisemalt mõõta ja selles üldises suuna mõttes ma olen nagu nõus. Ja tooks mingi 3. asja ka, et ei oleks selline materdamine siin. No ma ütlen niimoodi, dokumendi juurde, et me enam-vähem kohe tõmbame ka selle teema kokku, aga nendest dokumentidest, et julgeolekupoliitika alused on Riigikogu taseme dokument tegelikult. Ta on üldisem loomulikult kui sinu viidatud see strateegia, aga see valmistatakse ka ette suuresti täitevvõimu poolt ja parlamendi liikmed suht harva teevad sinna väga põhjapanevaid parandusi või asju, et seda on olnud, aga vähe. Ühele asjale tahtsin tähelepanu juhtida. Seal öeldakse, et seni pole õppuste käigus kaitsevalmidust kõrgendatud ja testitud seda süsteemi. Komisjoni liikmed peaks teadma, et seaduse järgi ei saa kahjuks seda teha. Lihtsalt õppuse ajaks, siili õppuse ajaks näiteks, et sul peab olema mingi ohuolukord. Aga täienduseks lihtsalt, et 21. aasta suvel Kaitseministeeriumi tegi ettepaneku saapade ajaks kõrgendada kaitsevalmidust, muuhulgas selleks, et saada aru, kuidas see süsteem toimib, nii nagu Rootsi seda tegi regionaalselt, siis poliitikud ja ametnikud ei pidanud seda vajalikuks, aga mingeid asju, mida seal on väidetud, et need on, ütleme,
need ideed on kuidagi opositsioonilised ainult ja süsteemis ei ole, et need tegelikult päris paljud asjad kõlasid toona ka Kaitseministeeriumis, Kaitseväes ja päris palju asju üritatigi teha. Ja sellest väga ei räägita seal, et see on niisugune nagu ühepoolne nii-öelda opositsiooniline pilk. Okei, et meil ei tuleks ainult kindralite saade, siis võtame ikka, ja ma lipsu niisama ei pandun ja teeme selle teise teema ka ära, Trumpi tegevused. Nii, Trump on jälle möllama asunud, käis visiidil Aasias. Tegi väga palju tähtsaid kohtumisi, tähtsaid avaldusi. Üks suuremaid liitlasi Aasias, Jaapan ütles, nemad ei loobu Vene nafta ostmisest, mis ausalt öelda oli veidikega üllatav. Hiina, Türgi, India on vähendanud Venemaa nafta ostmist. Trump kohtus ka visiidi käigus Xiga, siis Hiina valitsejaga tänasega. Ja suhteliselt veider oli see tegelikult see kohtumine. Trump ühelt poolt oma tavapärases joviaalsuses ja ülevoolevuses, et Xi on tema sõber ja nad on kogu aeg hästi läbi saanud ja teinud suuri asju ja ühesõnaga tavapärane tema sõnavara. Ja siis Xi seal kõrval sellise reserveeritu ja vaoshoituna, et see oli veider, oli juttu seal majandusteemadest. Trumpilt hiljem küsiti loomulikult Taiwani asjade kohta, et mida teeb Hiina või mida teeb USA siis, kui Hiina peaks Taiwani ründama. Trump ütles, et sellest ei räägitud tegelikult kohtumisel. Aga ta on kindel, et Xi ja teised Hiina juhid saavad aru, et seni kuni tema on president, Taiwani ei rünnata. Et ütleme niimoodi, et see kohtumine oli pisut veider ja selline kummaline, et tugevamana sealt kindlasti väljus Hiina liider. 2017 tegi Donald Trump samuti Aasia turnee ja seal ta ehmatas kõiki sellega, et ta ütles, et nad regionaalsesse sinna Vaikse ookeani piirkonna kaubandusleppesse ei lähe ja hakkasid tegema siis üks-ühele tehinguid, et see nii-öelda bilateraalsete tehingute vibe oli nüüd ka, eks ole, seal Malaisias tehti mingisugune majandusleppe ja Jaapanis mingisugune muldmetallide leppe ja nii edasi, et ta käib ja korjab selliseid diile, et eks ole, et oleks pärast ühismeedias midagi jagada, aga tervikuna on see tähendanud seda, et kuigi USA on viimaste aastate jooksul käivitanud, nii nagu neil oli see ERI või EDI, see Euroopa nii-öelda kaitse rahastamise meede, kus nad oma sõjalist kohalolu suurendasid ja panid ikkagi 10 miljardeid sellesse, et nüüd on 22. aastast ka siis Aasia, Vaikse ookeani piirkonna kohta samasugune asi, nende sõjaline kohalolu mõnevõrra kasvab, nad teevad seal õppusi muide ka selle Trumpi Xi kohtumise ajaks oli planeeritud siis Lõuna-Hiina merel, üks USA, Austraalia ja kellegi veel ühisõppus, et USA on sõjalist kohaloluga operatsioone, neid nii-öelda Freedom of Navigation Operations, mida nad teevad seal, kus nad lihtsalt sõidavad läbi vetest, mille kohta näiteks Hiina nõuab mingit teavitust, kes on kehtestanud uusi nii-öelda tsoone seal, et teevadki selliseid nii-öelda läbisõidu asju, et tühistada seda justkui faktiliselt Hiina õigust ja agressiivsus seal, et tervikuna Ameerikas endas käib ka see debatt, et kuigi sõjaliselt on midagi seal tugevdatud, siis tegelikult puudub nagu majanduslik strateegia, kuidas see pivot to Asia või nagu Trumpi ajal nimetati free and open Indo-Pacific, et kuidas see poliitika ikkagi nagu välja peaks nägema, sellepärast et Hiina relvastub, ka tuumarelvastub, 10 aasta pärast nad võivad olla juba loetud pariteetseks, näiteks USA-ga, see on USA jaoks täiesti teine olukord, kus sul on Venemaa ja Hiina mõlemad enam-vähem pariteetsed tuumavastased. Paneb tema dilemma ette, mida oma tuumavarudega teha, et see tuumaküsimus on päevakorrale vajab tulevikus rahastamist, nii et sellist väehoiakut, mis tagaks kindla sõjalise heidutuse selles piirkonnas on keeruline saavutada tegelikult USA-l. Ja seda oli natuke näha ka sellest Trumpi nii-öelda natukene ülevoolevast sõbralikkusest Xiga.
Xi võttis selle kõik ilusti vastu, eks ole. Trump sai endale lubada sellepärast, et tegelik jõudude vahekord on endiselt veel USA kasuks, tugev nii-öelda liider saab seda teha. Aga üldiselt jah, et USA-l sisedebatis ka öeldakse, et puudub tegelikult see nagu päris hea strateegia. Et 2011, kui tehti see Pivot to Asia otsus Obama ajal, siis eeldati, et Hiinaga saab asju ajada. Siis tuli Trump ütles, et Hiina on vastane, tohutu nagu vastuseis sellele kontseptsioonile oli USA sees ka veel. Ja lisaks Trump nii-öelda bullib ka liitlasi ka regioonis, esitab neile mingid nõudmisi, et see on nagu et see Pivot to Asia, et see saab olema, vaadates ka Trumpi soovimatust kaitserahastust tõsta, saab olema pigem selline väga, ütleme, ettevaatlikult hallatud muutus. Aga seda suurem on risk muidugi ka Euroopa sõjalisele kohalolekule, sellepärast, et kui vägesid juurde ei tule, siis ühendatud anumite printsiibilt peaks voolama Euroopasse kõik ühte teise, eks ole, piirkonda. Tõsi, ütleme niimoodi, et tegelikult ju lisaks Aasiale on pigem selline sõjaoht või selline olukord, eks Lõuna-Ameerika suunal, Venezuela, et USA on ikkagi tänaseks sõjaliselt viinud piirkonda suhteliselt arvestatava jõu, ehk et sõjaliselt on USA kui mitte täna valmis, siis kohe valmis Venezuelat ründama. Sealne diktaator ja narkokaubanduse soosimine on siis selleks pinnuks ilmas. Kas see poliitiline otsus tuleb või ei tule, seda me ei tea, aga sõjaliselt on kohalolek olemas. Ja teine siis on Nigeeria, mida on ähvardatud siis samuti sõjaliselt, kuna seal kiusatakse ja tapetakse kristlasi, mis on tõsi, aga mitte keskvalitsuse poolt, vaid pigem islamistlike, džihadistlike rühmituste poolt ja keskvalitsuse ründamine ilmselt paiskaks tegelikult selle Aafrika riigi samasse ritta nende Mali ja Kesk-Aafrika vabariikide ja kõikide muudega, et tegelikult selliseid potentsiaalseid kriisikoldeid või sõjakoldeid on tekkimas nii Lõuna-Ameerikas kui Aafrikas. Aasias hetkel võib-olla pigem mitte, aga seal võib asi kuumemaks minna peale seda, kui USA on seotud juba Venezuela või Nigeeria küsimusega. Aga tõmbame saate kokku, et on mida jälgida ja kindlasti me pöörame tähelepanu ka sellele riigikaitse raportile ja vaatame, mis sinna siis lõpuks sisse jääb, kuidas see välja tuleb ja millised reaktsioonid olema saavad. Aga suur tänu meid jälgimast ja kohtume taas!